iga laps peab leidma oma tee ja mina lapsevanema hindan seda, kui kool on see koht, kus laps leiab oma tee, kus ta leiab oma võimalused, kus ta leiab selle, mis on tema anne, see, mida ta tahab elus teha. Ja ma hindan seda, kui kool pakub lapsele kõiki neid võimalusi avastada, õppida, innustuda millestki, leida oma anded, sest koolis on kõige paremad spetsialistid, seal on iga valdkonna tipp ja nemad oskavad lapsele teha selle maailma, selle päris elu nii põnevaks, et laps leiab selle, mis teda huvitab ja kindlasti ma hindan seda, kui laps tuleb koolist, et ta on õnnelik, et tal on seal sõbrad, et tal on seal toredad õpetajad ja talle meeldib õppida, et ta tuleb ja ta on rõõmsa näoga ja ta läheb hea meelega kooli jälle tagasi. Kui me räägime Tallinna Reaalkoolist, siis kindlasti suurt järjepidevust, õpetajaskonna suurt pühendumist, loomulikult ka kooli pikka traditsiooni ja siiamaani ikka järjest paremaks muutuvaid õpitulemusi. See on asja nagu üks pool asja. Teine pool on see, et lapsevanemana, minul on siin koolis täna õppimas 2 last, aga minu kõige vanem laps just eelmisel aastal kooli lõpetas. Et ma olen näinud nende pealt ka seda kooli rõõmu, seda, et igal hommikul tahetakse siia tulla ja et isegi siis, kui kool on läbi, tullakse siia sageli tagasi midagi tegema. Nii et see kool on olnud üks niisugune nii minu kui minu laste elu kese. See on see, mis selle kooli on teinud väärtuslikuks. Mõned aastad tagasi kuulasin Dalai Lama loengut ja Dalai Lama märkis seal muuhulgas seda, et sajandeid on noore inimese kasvatamisega tegelenud 3 sellist suurt institutsiooni või 3 sammast, perekond, kirik ja kool. Aga et täna on paljudes maailma paikades kodu ja kiriku roll oluliselt vähenenud ja seetõttu paratamatult kooli roll tõusnud. Nii et kool kindlasti on täna olulisem võib-olla kui isegi varem ja kool ei ole ainult õpetamisasutus, vaid kindlasti ka teatud piirini kasvatusasutus. Nii et alati peaks sellisel juhul küsima, et mida kool peaks õpetama ja milliseid väärtuseid kandma. Kuna me juba rääkisime väärtustest, siis mida kool peaks õpetama? No kindlasti peaks kool andma üks hea gümnaasium, üks hea põhikool peaksid andma sellise üldise maailmanägemuse. No Tallinna Reaalkooli, kui siis reaal- ja loodusainetele keskendunud kooli eripäraks on loomulikult siis see teatud kallak, kuid ma pean seda ka väga väärtuslikuks, sellepärast et mulle vähemalt tundub, et see annab noorele inimesele pärast kooli lõpetamist ehk kõige suurema võimaluse nii-öelda valida, sellepärast et selle baasharidusega on väga kerge minna edasi teaduse ja inseneeria poole peale, aga selle põhja peal on ka vägagi lihtne ja mugav edasi õppida mis tahes humanitaaraineid. No, me eraldi tooksin välja seda, et Tallinna Reaalkoolis on tõesti heal tasemel olnud ka muusika ja kunsti õpetamine. Ja siit on nii mõnedki läinud ka neid aineid õppima, nii et seega tegelikult kokkuvõttes kool peab ju kasvatama selliseid mitmekülgseid ja harmooniliselt arenenud noori inimesi ja seda Tallinna Reaalkool teeb.